Tere hommikut! Täna oleme tulnud Tootsi äärele ja vaatame, mis tee annab ja kui lõbus on, et me oleme Mondega täna ja esipealise Mondega. Ma ei ole kunagi äärele peale esipealise autoga sõitnud, nii et eks näha, kuidas ma sellega hakkama saan. Igast sellest nalja hakkab saama, nii et lähme vaatame, kuidas rada on. Ma arvatasin, keegi filmib lihtsalt seda rada, kus siin autod sõidavad. Auto nüüd see ära enne.
üritan kuidagi võtta sisekurvi võtta, et esiratast ja mingit pidamist natukene saada. Annab maadelda selle esipealisega. Sellega lõppama ja teisi veel vähetama. Otsaises märjaks nüüd. Sai sealt ära nüüd või? Sai jah? Sidur. jahtida veits ja tuleb sealt. Või tuleb meil tagant või kus ta tuleb? Tagant.
ja neljapäeval sai Mondega rajal käidud, siis kuna nüüd on käes meil 1. märts ja on lubatud suverehvid, siis ajasime 6. pöördesse ja lähme teeme väiksed maanteetestid, et kuidas nüüd see sidur ja kõik on ja noh, muidugi 500 kilti siduri sisse sõita, nii et naudime. Veits oli libe. Testräju tehtud ja läks veits nihu. Ühesõnaga, mul oli siin jahutusvedeliku toru tihend, oli väsinud. Panin selle uue, aga ei pannud tähele, et mul jäi siin natukene ülejäänud voolikud veits kehvasti ja üks peenike voolik käis mööda rihma rõõmsalt ja sõi läbi. Ja läks nii hästi see asi. Siit alt. See voolik siit pissib veits. Ühesõnaga siit tagant üks voolik oli selle vooliku peal. Siit see tihend lekkis, selle vahetas ära. Ja jäi kogemata see voolik. See voolik jäi siia peale niimoodi. Ja see hoidis omakorda siis seda teist voolikut hoidis rihma peal. Ja ei pannud seda tähele. Ja see õgis ennast läbi rõõmsalt. Nii et siuke asi. Väike tiiser. See on siis Robi selle aasta võistlusauto. Siin on vaja tagumine ots ümber ehitada vedru peale. Keegi on mingit puskut teinud, et ühesõnaga tagant on kompressor on ära võetud ja pandud lihtsalt ventiil vahele, et saad trassi õhust siis perset üles pumbata, aga no, ei ole just väga jätkusuutlik asi, et ühesõnaga siia sai ostetud conversioni komplekt, et saab tagaotsa teha vedru peal ümber. Vot, sukke asi. 3-liitrine diiselautomaat, et sellest tuleb ka veel ilmselt mingi video mingi aeg. Niisiis, ja mis siin toimub, ärge seda papihunnikut tähele pange, sest et hunnik tükke on tekkinud garaaži. Aga ühesõnaga mehitame uut mootorit kuuesele. Nii et laua peal hunnik tihendid, plokigaas, siis oli siin üks rõve avastus, mis tähendab seda, et ma sain osta uue plokigaane. Väga tore oli. Kolvid võtavad vanni vastuseks. Ja siin on üks 4,8 liitrine plokk. Okei, tead, ma enam rääkisin just mingis videos ka, et tuleb 4,8. Aga see oli see, et mis sest 4,8 algselt tuli jutt, et noh, paneme uute tihendite, uute kettide kokku, siis sellest sai kapitaalremont. Et võt sellised tegemised meil siin. Igav ei hakka. Uus hooaeg läheneb mürinal ja ma ei tea, kas me jõuame selle mootori valmis. Positiivne see vähemalt, et
sidur töötas. Kuigi oma lollus jälle, et tuleb korra kast maha võtta, et oleks pidanud ikkagi keermeliimiga panema kõik asjad külge, aga lollus oli see, et niikuinii on mootori vahetused korraks vaja ja nüüd on see, et kui ma valmis ei jõua, siis esimesed paari võistlust kindlasti tuleb veel 4-4-ga, et see aasta suure tõenäosusega sõidan PET-klassi, et see on see, et ma saan endale ise indeksi määrata ja kui nüüd poole hooaja pealt ma saangi selle 4.8 valmise peale, et siis saab lihtsalt indeksit muuta ja kui ta seal 12.9, 12.8 sõidab, siis järgmine aasta läheb Street A-sse ja siis vaatame edasi, mis saab. Mingid mõtted, plaanid on, veel midagi reetma ei hakka. Et kui mingid asjad liiguvad ja üks asi, mis ostetud sai koju jõuab, siis näitan. Praeguse ka. Ciao.